Räägin 2 juhtumist meil siin Pärnal aasta 2023 kevad ja suvi. Esimene juhtum räägib siis röövikust ehk siis suur harksaba, see on selline ööliblikas, mis elab põhimõtteliselt pajude peal ja augustikuus peaks ta tegema endale siis kookoni, talvituma selles kookonis. Tema keha nimelt toodab mingisugust piirituselaadset asja, niimoodi, et ta talvel ära ei külmu. Ja aprillikuus siis umbes märtsis-aprillis peaks ta siis nagu valmis olema ja hakkama lendama. Ja siis on nad ilmselt, kus nad siis ka ilmselt paarituvad. Aga praegult on ju juuli algus ja tema juba siis siin kookonit teeb. Ja see kookon on paekiviplaadi peal juhuslikult meie grillinurgas ja mina seal grillinurgas selle trimmeriga niitsin sealt kiviplaatide vahel kasvavat rohtu ja ei pannud tähele, et ma lasin sellel kookonil lae ära. Tõuki jäi mind vahtima siukse näoga, et mida sa mees nüüd teed ja kohe peale esimest ehmatust hakkas endale siis, nagu siin näha on, seda kookoni lage uuesti ehitama. Ta teeb seda oma tatiga ja ilmselt mingisugustest tükkidest, ma ei tea, kust ta neid saab. Igal juhul väga, väga veider ja kummaline protsess on see kõik ja ta teeb seda kuidagi ise omade vahenditega niimoodi, et tal ei ole vaja ei mingit ehitusmaterjali ega midagi. Ta tegi seda kookonit 2 päeva, siin on näha siis esimese päeva õhtu ja teise päeva õhtuks oli see kookon siis valmis. Niimoodi, et kohe peale seda, kui ta oli seal 2 päeva töötanud, vahepeal natuke puhkas, siis oli tal kodu jällegi olemas. 3. päeval ma läksin hommikul, ma läksin seda kookoni lihtsalt igaks juhuks vaatama ja selgus, et see kookon oli kadunud. Ei olnud enam kookonit. Kookon oli lahti tehtud. Kes selle lahti tegi, kas ta tegi selle ise lahti, mõtles, et pagan, et asi pole ikka õige, peab endale mingi teise pesakoha leidma või tuli mingi lind ja nokkis selle ära või mingi loom sõi selle ära. Igal juhul siin ümber, nagu näha on, ei ole mitte mingisuguseid jälgi. Ma loodan, et ta leidis endale korraliku ja parema pesa ja jäi ikka ellu. Järgmine lugu räägib siis meie väikesest tiigist, mis on siin nagu näha pisikene süke plastmassist tiigikene, kuhu siis vihmavee rennist jookseb mööda maa-alust toru vihmavesi sisse. Ja seal üldiselt mitte keegi ei ela, ei kalu ega midagi. Aga üks päev, kui sealt mööda kõndisin, siis märkasin, et ikkagi keegi seal sees nagu vaikselt liigutab. Sellel kevadel oli ohtrasti õietolmu ja õietolm on siin veepinna peal niimoodi, et väga selgesti näha ei ole, aga ikkagi märkasin, et midagi seal liigutab. Panin aga kaamera passima ja selgus, et see elukas, kes seal sees siis vaikselt nagu kala toimetab, süke nagu väike kala, on hoopis vesilik. Ja vesilikkudega pidi olema siuke lugu, et nemad ei saa kusagil tiigis elada, sellepärast, et tavaliselt sellistes maja juures olevates tiikides elavad kogred, kas need pannakse sinna või nad siis tulevad kusagil kured toovad või ma ei tea, kuidas nad sinna satuvad ja need kogred söövad ära siis vesiliku munad. Vesilik on 2-paikne, ta saab elada nii vees kui maa peal, talvituvad nad maa all, aga kevadeti, see on filmitud siis kevadel, hiliskevadel, kevadeti tulevad nad siis tiikidesse kudema. Nii et see vesilik oli siis ilmselt emane vesilik ja ta oli tulnud siis siia tiiki väiksesse põhimõtteliselt plastmasskaussi oli tulnud siis kudema. Hiljem ma olen sealt mööda käinud, aga ma pole seal mingit liikumist näinud, võib-olla ta on siin kusagil, aga igal juhul rohkem ma teda näinud ei ole. Nii et nad siis kudevad siin oma munad valmis ja peale seda tõmbavad siis kogu seltskonnaga minekit, mida on väga kahju, oleks pidanud panema kogu ööpäevaks või terveks nädalaks selle sinna kaamera sinna vaatama, aga kahjuks siukest võimalust ei olnud. Nii et vesilik sellises väikeses meie tiigikeses sai loodetavasti edukalt oma munad valmis, munad ära koorutud ja väikesed vesilikupojad said oma elu edasi elada. Nii et loodust ja imelikke asju siin ikka jätkub.